Surmava taudi alistamine sõltub teadlastest ja keegi neile selle aitäh ei ütle. Selge, et täiendavad piirangud on vajalikud. Kuula teadusnõu. Tervist Eesti rahvas! Tere ka minu poolt! No, tere ka siis minu poolt! Ikka veel ei ole me surmavat taudi alistanud. Ja kelle süü see on? Miks see nii on? No, selle surmava taudi varjus on ju siin tegelikult ka üks teine pandeemia liikvele läinud, et... Räägi lähemalt. No, siin on mingid inimesed, kes väidavad, et nemad mõtlevad oma peaga. Ja mingi ohtlik inimgrupp, kes lihtsalt ei allu, kes lihtsalt ei järgi reegleid ning selle põhjendavad lihtsalt sellega, et nad lihtsalt mõtlevad oma peaga. Kas ma saan õigesti aru, et need on need inimesed, kes on vaktsineerimata ja ei kanna maski? No, loomulikult. Loomulikult midagi me peame ette võtma nendega, sellepärast et selline asi jätkuda ei saa, sest et muidu meie suurepärane plaan lihtsalt paari aasta jooksul kiirelt ikkagi siis see surmav taud alistada võib ju luhtuda sedamoodi. Ei tea, endal viskab ka juba üle, et mitu korda me peame seda saadet veel alustama selle sama fraasiga, et ikka veel ei ole me surmavat taudi alistanud. Jah, mul hakkab ju närvidele käima see vaikselt. Mul on täiega viskab üle. Ning see on ju tegelikult väga ohtlik. Näiteks käisin ka ise poes siin mõni päev tagasi, no muidugi maskiga, ja läksin ise teenindusse, et oleks ohutum, et ei seaks ohtu kassapidajat ja ka enda ümber järjekordseid inimesi. Ja siis sinna tuli üks noor tüüp niimoodi ilma maskita, tahtis, ma ei tea, mida osta. Ja siis muidugi tal ei lubatud seda teha, et Rimi pani kohe ette mingi ekraani, et tal ei saanudki kohe osta lihtsalt midagi sealt. Ja ta lihtsalt ütles siis turumehele, et ta ei saa lihtsalt maski kanda. Ja mina muidugi eeskujuliku kodanikuna kohe pöördusin ja ütlesin, et siis tuleb endale aju osta. Saad sa natukene kirjeldada, mis siin ekraanil ilmus, et minu jaoks on see uus, kuulen esimest korda, et on toimunud meeletu tarkvaraarenduse projekt, et kuidas nad takistasid siis või? Jaa, kui ma õigesti nägin, siis sinna ilmus mingi selline tekst, et ilma maskita me ei teeninda ja seal oli all vist sulgudes ka midagi kirjas, et või siis maski peab panna korrektselt, et nina ja suu peab olema kaetatud. Aga see juhtus nii kiiresti, et kuna see tüüp kiirustas ka täiega ja ma päris hästi näin, aga no muidugi tuli ka endal siis lihtsalt eeskujuliku kodanikuna kohe reageerida ning õpetussõnu jagama hakata. Hea kuulda, et ikkagi ettevõtjad siin mõtlevad erinevaid viise välja, kuidas represseerida või siis piirata isikuvabadust. Jah, õnneks läks ikkagi see seik lõppes hästi, see tüüp ei saanudki oma kaupa poest kätte ning pidi lahkuma. Kuulda. No väga hea. Algus on tehtud, ütleme niimoodi. Nüüd on vaja lihtsalt 2 nädalat oodata, et kuna inimesed on ju ära unustanud, et surmaval taudil on tegelikult ju ka 2 nädalat peiteaeg. Ja et kuigi see inimene võib ju tegelikult minna veel peale seal poes käiku veel maratoni jooksma või midagi, tegelikult võib tal olla ikkagi surmav taud. Lihtsalt peiteaeg on. Aga vaatan siit oma märkmikust siis järele, et meil on siin ka lahendused kirjas, mida nende nii-öelda siis oma peaga mõtlejatega ja nendega, kes ei saa jutumärkides maski kanda. Et võib-olla peaks nendega natukene sellist mingit lobotoomia sarnast protseduuri läbi viima või... Mõtled, et eemaldada ajust neil mingi teatud sektsioon? No, mingi sektsioon, mis selle ise mõtlemise esile kutsub või üldse võimaldab seda, et füüsiliselt lihtsalt eemaldada tükk aju ja no, vähemalt see osa, mis puudutab surmava taudi loogika. Ja no ma mõtlen ise ka, et päris kõike ei saa ära võtta, et inimene tal võiks olla ikkagi vabadus ise otsustada, mis kell ta ärkab ja mida ta hommikuks endale süüa teeb ja mis kell ta... Äratuskell ikka ütleb, mis kelle tuleb ärgata. Ei, no tööandja. Töö alguse aeg. No, seda küll, aga tal on ikkagi vaba valik ärgata, kas sa ärkab kohe kella peale või ärkab varem. Jaa, just. Täpselt samasugune vaba valik, nagu meil selle vaktsineerimisega on, et... Jah, vaba valik on. Tahad teed, tahad ei tee. Ja kui ei tee, siis seda järelikult mõtled oma peaga. Ja see lobotoomia sarnane operatsioon aitakski ju ka lahendada selle probleemi, et see selline vabatahtlik mittevaktsineerimine, selle saaks ju ka niimoodi ära lõpetada. Põhimõtteliselt küll, jah.
aga tegelikult mina arvan, et meil on siin mõned etapid veel enne seda läbi käimata, et enne kui ikka nii-öelda näpparitega aju kallale lähed, võiks midagi muud proovida. Et see hirmu teema ikkagi, et minule tundub, et seda on natuke liiga vähe veel, et võib-olla nagu võiksidki siis korravalvurid siin lisaks hirmutamisele ka astuda füüsilisse kontakti. Näiteks nüpeldada kedagi tänava peal. Ma arvan, et teised näevad, ega nad ise kindlasti panevad kohe maski ette. Isegi tänaval. Või siis nagu palgata mingid kriisinäitlejad, kes hakkavad siis näiteks poes või kuskil poe ees teesklema, et nad surevad surmavasse taudi. Et turvamees läheb kohe, siis teeb testi ja surmavad, et see ei pea nagu päris olema, aga lihtsalt, et need eitajad ikkagi saaks nagu väike hirmu endale. No kindlasti on meil siin ka teisi variante, et mina võib-olla ise isiklikult, mulle endale meeldiks, kui minuga nii tehakse, et võib-olla natuke elektrišokiga lasta elektrišoki ravi teha, et võib-olla taser on natukene liiga lahja selle asja jaoks, võib-olla midagi, ma ei tea, tööstusvoolu vähe või midagi sellist, et natuke suristada, et äkki nagu, ei peagi nagu füüsiliselt mingit juppi ajust küljest. Ja siis ei peagi lobotoomet just tegema, äkki suristab lihtsalt asjad ajus paika. Õigesti mõtlema. Õiged voldid välja arvutama lihtsalt. Või need amprid, jah? No need kõik on muidugi väga head mõtted ja ma olen muidugi päri kõigega, aga ma kardan, et see läheb ikkagi väga kulukaks. Riigile. Elekter on kallis. Elekter on muidugi kallis just, et tegelikult soovin siis isiklikult panna kõikidele kodanikele südamele, et kui te märkate inimest ilma maskita poes või kuskil mujal avalikus ruumis, kes siis nii-öelda oma peaga mõtleb, siis ei pea jätma seda turvatöötaja ülesandeks seda korrigeerida, vaid võib astuda ka ise temaga vestlusesse, seda korrigeerida või miks mitte nügida. Kus viga need laita, seal mine ja aita. Et tõsi ta on jaa, aga võib-olla kui elekter on kallis ja ütleme nii, et praegu on kõik haiglad ka täis, et kus me ikka seda nii-öelda ajuoperatsiooni teeme, siis kindlasti tasuks ka mõelda, et kindlasti tasuks ka mõelda võib-olla siis healoomulise eugeenika peale, et võib-olla sealt nagu kuidagi mingi süstiga nagu paika panna mingid asjad, et kuidas me saaksime muuta inimest, tema mõtteviisi. Ja, meil on ju tegelikult väljatöötamisel Aruküla kosmoseprogrammi teadlaste poolt siis oma selline ajupesu programm nimega AK Ultra. Ajupesumasin. Jah, AK Ultra selle peaks ka käiku laskma, et Meil eesmärk on siis ikkagi panna inimestele pähe õiged mõtted, nagu ma aru saan. Jah, peaasi, et need oma mõtteid selle surmava taudiga seoses seal ei oleks. Ei muidugi oma mõtted ei tohiks üldse tekkida, sest suhtes, et seda ekspertide infot on ju tegelikult piisavalt ja igalt poolt kätte saada. Lähed kas või kriis.ee või kuhu iganes. Vaatad, paned teleka käima, AK-st saad ju tegelikult juba, AK, põhimõtteliselt nagu Aruküla. AK Ultra. Jah, AK Ultra, mitte aktuaalne elame. Minul jääb lihtsalt natukene arusaamatuks, et miks need inimesed siis ikkagi ei taha vaktsineerida ja ei taha seda vabatahtlikult ennast kaitsta. Vabatahtlikult jaa, et kas see on normaalne, et täisjõus inimesed nagu surevad ära kuskil tänava peal. See on ju täielik vandenõu. See vaktsiin ei ole kuidagi sellega seotud, et mida te mõtlete? Miks te ei taha? Meie ei saagi sellest aru saada, sest et meie ju mõtleme nagu teadlased. Aga need tavalised inimesed, kes mõtlevad oma peaga, nad on lihtsalt ju ajupestud kuskil. Kuskil nad saavad seda valeinformatsiooni, mingit muud ajupesu siis nii-öelda. Jaa, nad ikka täitsa nagu ajupestud. Näiteks ma ju kuulsin sellist varianti seal selles isemõtlejate ühes Facebooki grupis, et vaatasin, et kuidas sa sinna sattusid üldse? Me ei tohiks mul siin on omad. Mulle ükskord helistati ja pandi kitse, et seal käib mingisugune isemõtlemine. Aha, selge. Ja läksin ja lugesin ja seal osad inimesed väitsid mingit sellist asja, et teadlased meie nagu oleksime öelnud, et see 2 nädalat ainult kestab kogu see nii-öelda selle kurvi lamendamine. Ei, see on küll puha ole. 2 nädalat. Algusest peale oli ju plaanis, et algul kanname kõik üheskoos maske, siis vaktsineerime. Ja kanname maske. Ja siis kanname pärast vaktsineerimist ka veel maske. Mina ei mäleta küll 2 nädalat, see on kõik
ise välja mõeldud need. Minu arust ka, ma nagu esimest korda vaatasin ka, et no kus kohast te selle võtate, kas tõesti mingisugune William Koval seal räägib mingist, ma ei teagi, kes nagu räägib mingist 2 nädalast. See on täiesti mingi nendele ise jälle see oma peaga mõtlemise probleem nagu. No muidugi, inimkond ei seletanud katku 2 nädalaga, ei veel seda Hispaania grippi, ajaloos pole ühtegi 2 nädalaga taudi kunagi võidetud. Ainult vaktsiinidega. Ainult vaktsiinidega muidugi. Vabatahtlikute vaktsiinidega ka. Ju algusest peale, kui surmav taud tuli, oli jutt, et läheb ainult 2 aastat. Siis on elu peale endine. Aga enne tuleb muidugi kanda maske, siis vaktsineerida, siis kanda üheskoos uuesti maske ning siis jääb üle loota, et surmav taud läheb ära. Jah. Ei, no mitte et jääb loota, vaid siis on kindel, et läheb ära. Just. Eesti inimesed, paneme teile kõigile südamele. Märka ise mõtlejaid ning sekku kohe. Ära jäta seda turvatöötajate ega politsei heaks ülesandeks, sest et siis võib olla juba liiga hilja. Jah. Märka taudi. Sest et peite aeg võib olla. Ning kui sa ei ole ennast vaktsineerinud, siis nüüd saab seda teha Vabaduse väljakul. Ette registreerima ei pea mitte midagi, lihtsalt mine kohale ning kingi oma perele turvalised jõulud. Jah, ja seal selles telgis on ka nõustamine, kuhu sa lähed sisse, küsid, kas ma peaksin vaktsineerima ja sulle öeldakse seal muidugi peaksid. Võtke vastu see tasuta tervis, mida teile pakutakse. Jah, terved inimesed on Eesti tulevik. Peabki sundima inimesi vaktsineerima.